Sellega on naljakas lugu, kusjuures ma tahtsin teha Rahvaraamatus esinduspoes, eks ole, seal Viru keskuses. Ja juba nagu natuke patriarhaat blokib mu sõnumid, sellepärast, et öeldi, et põhimõtteliselt ilma, et oleks raamat nagu loetud, siis naisterahvas, kes siis seal osakonnas oli vastutav, noorem naisterahvas, andis juba hinnangu, et see ei ole piisavalt laiale publikule ja ta oli piisavalt akadeemiline. See oli väga-väga huvitav. Aga ma tahan siis selle välja tuua, et kas mitte ei ole inglise keeles selline lause ja eesti keeles ka, et don't judge the book by its cover, on ju? Ära hinda raamatut enda selle raamatu kaane. Ma olen kuulnud ja eesti keeles ka. Ja see on küll ülekantud tähenduses vihje sellele, et siis loe sisu, on ju, aga tegelikult see saab ka otse tähendusena ja antud kontekstis välja tuua, et kui sa... Tundub jah, et see otsustati nagu kaane põhjal. Kui sa selle teed kaane põhjal, see on kurb lihtsalt minu jaoks. See oli huvitav. See oli väga nagu kõnekas näide, et mismoodi tegelikult meil asjad ühiskonnas nagu käivad, kuigi me siin räägime patriarhaadist, et kui seda natukenegi naiste kriitilise sõnumi, siis võib-olla hoopis seda blokitakse ära. Ja see oli selline kõnekas näide ka, et mul ei ole nagu mingid pretensioone Rahvaraamatule, aga see oli väga huvitav. Ja ta veel ütles, et see oli piisavalt akadeemiline ja piisavalt laiale publikule. Ja siis ma nagu mainisin talle, et ma käisin siin just aasta tagasi oma sõbranna raamatu esitlusel, mis oli siis vestlused tulnukaga. Siis ma küsisin, et kas see on nagu väga akadeemiline raamat, siis ta rohkem ei vastanud mulle.